Tšau, on reede hommikupoolik ja ma mõtlesin, et ma proovin uuesti seekord vlogida teile oma nädalavahetust. Kuna eelmise vlogi puhul see võeti väga hästi vastu, teedsite palju laike, inimesed kirjutasid mulle, et neile meeldis seda vaadata, nii et ma mõtlesin, et ma teen seda seekord uuesti. Seekord on tulemas selline väga minu jaoks jõulune nädalavahetus, ehk siis palju tööd, saab inimesi ilusaks teha ja hetkel ma siis panen ennast valmis, et alustada oma päeva. Käisin pesus just ja nüüd hakkan oma juukseid föönitama. Ma mõtlesin, et ma üritan järgmised videod kombineerida seda vlogimist ja samas näitan teile ka igasuguseid iluasju, mida ma teen. Et teil oleks ikkagist iluteemadel siin põnev seda asja vaadata ja mitte päris niisama minuga kaasa töllerdada. Ja praegu ma lasin endale juustesse siis sellist vahendit. Briogea, see on siis, peaks olema juustesse siuke kahuvastane sissejäetav niisutav balsam ja loomulikult enne igasugust föönitamist ja sirgendamist tuleb kasutada ka kuumakaitset. See on minu lemmik praegu, kahjuks see vist on discontinued, ehk siis seda ei toodeta enam. Ma olin üldse õnnelik, et ma veel leidsin seda kusagilt. Ma nägin täna nii veidrat unenägu, ma nägin, et ma käisin mingi uue juuksuri juures enda jaoks ja ta kasutas mingit ülisuurt fööni, sellepärast, et mu enda föön, ma just hiljuti ostsin uue fööni, on selline väike pigem ja kas see föön oli reaalselt mingi selline. Ma ei tea, miks ma sellist veidrat unenägu nägin. Mul millegipärast ongi nii, et ma näen tihti mingeid veidraid unenägusid. Aga mis siis mind veel see nädalavahetus ees ootab? Tulevad homme sõbrad külla. Täna õhtul ja homme hommikul ma veits valmistun ette selleks. Äkki näitan teile ka siis, kuidas ma kokkan. Et võib-olla saame koos midagi põnevat siin tehtud. Ja siis ma näitan ilmselt ka natukene oma tööd teile seekord, kui kliendid lubavad filmida. Ja pühapäeval ma lähen ka ühele sünnipäevale, nii et enne seda sünnipäeva ma kindlasti näitan ka enda meikimist. Nii et saab põnev olema. Ma föönitan oma juuksed enamasti 3 sektsioonis, kuna pikendustega ainult pealt neid föönitades ma kuumutaksin peamiselt ainult oma juukseid ja pikenduste salgud jääksid ikka niiskeks, nii et seetõttu on hea seda teha mitmes osas. Seejärel ma enamasti sirgendan oma juukseid veidi, et kõik näeks kena ja viimistletud välja. Nii, ja ma olengi valmis umbes iga 2 päeva tagant ma sellist asja oma juustega läbi teen. Föönitan neid ja siis natuke sirgendan. Ma üle pea täna ei sirgenda. Näen, et nad näevad juba piisavalt viisakad välja. Aga nüüd mõned toimetused veel enne tööle minemist ja siis juba sõidame tööle. Nii, ma suutsin selle auto kuidagi siit lumehunniku alt välja kaevata. Siia oli umbes 2 päeval lumi peale kogunenud. Nii et see oli normaalne workout. Ja nüüd ma lähen toon ära oma Cult Beauty paki, mis ma veel tellisin mõnda aega tagasi. Ja siis lähengi tööle, kus mind ootab ees korralik pikk tööpäev täna. Nii mõned meigid, mõned kulmud, mõned soengud. Täna on reede, nii et jõulupeod on täna tulemas. Siin ma siis töötan. See on minu workstation nii-öelda. 2 varsti peakski esimene klient jõudma. Täna alustan kulmudest ja lõpetan meikidega ja soengutega. Võib-olla, kui mõni klient lubab, siis filmin natukene oma tööprotsessi ka. Jõuan veel piilida siia paki sisse ka, mis ma ära tõin täna. Tellisin siis prooviks Hourglassi läbipaistva puudri. Ma olen seda tahtnud juba mõnda aega proovida. Siis üks väga põnev huuleläige. Sellel oli mega head review'id. See peaks olema Korea meigifirma ja selline nude toonis huuleläige siis. Ja siis üks näohooldustoode. Mulle meeldib hullult kasutada niisutavat töömaski, nii et ma seekord tellisin prooviks endale siis Freshi roosi sügavalt niisutav mask. See näeb siis selline välja. Ma ei tea, kas ma täna veel oma klientide peal julgen seda proovida. Mulle meeldib tavaliselt
tavaliselt ikkagist enda peal enne kõik asjad ära katsetada, et kas need üldse kõlbavad, aga ma olen selle kohta kuulnud väga palju head. Ja selline on see huuleläige. See saab huvitav olema, milline see huulte peal jääb, aga ta on siuke virsiku tooni, ma ütleks, ja päris äge pakend, mulle meeldib. Ja selline on see roosimask. Filmisime üles, kuidas ma ühte oma reedest klienti siis settisin valmis, tegime piduliku meigi ja soengu talle. Andke teada, kas te sooviksite veel näha selliseid võtteid, kus ma oma tööd teen, siis organiseerin asja ära teile. Nii, ma sain siis tänase tööpäevaga ühele poole. Natukene timmisin enda looki ka, sest kui sa teed terve päev kedagi ilusaks, siis päeva lõpus ennast ilma meigita peeglist vaadata on päris hirmus. Võiks olla nagu natukene parem, kuigi on tõenäoliselt, või suure tõenäoliselt ei lähe täna enam rohkem kuskile kui koju ja võib-olla poodi, aga mõtlesin, et võiks natukene ennast sättida, pluss ma proovisin ära selle uue Hourglassi puudri ja siiamaani ma olen ainult kasutanud aasta aega järjest juba seda Sensai puudrit, mis on väga-väga hea, aga teda on mul nüüd otsas. Ma tahtsin midagi uut proovida, enne kui ma selle uuesti ostan. Ja tundub praegu, et on väga hästi blurriv. Eks vaatan, kuidas ta püsib mul ja mis ta mulle edasi näost teeb. Aga ta tundus ja hästi matistab ja võib-olla natukene rohkem oli tal tooni kui sellel Sensai puudril. Sensai puudr on suhteliselt hele, kuigi ma ei nurise selle üle kuidagi, aga vaatan ja kuidas ta mulle tundub õhtu lõpuks. Aga nii, aga mina lähen nüüd siis siit töölt ära. On juba aeg ka, kell on peaaegu 6:30. Homme olen siin siis poole päeva pealt tagasi, aga äkki nüüd järgmise kaadrina tuleb väike kukkamisshow minuga. Vaatame, ma pean mingi hetk kodus mingeid asju ette valmistama homme õhtuks, nii et ma proovin seda ka järgmisena siis filmida. Aga sel õhtul ma söögi tegemiseni ei jõudnudki, kuid pesin uuesti pintslid puhtaks ja proovisin ära selle öömaski, mis minu üllatuseks oli 2 osas. Ilusad hommikud. Täna esimene asi, mis ma õhtuks ettevalmistuseks tegin, on need jääkuubikud. Nendest tulevad siis suured ümmargused jääkuubikud ja mul oli neid vorme 4, aga üks läks kahjuks katki. Nii et praegu tuleb 3 tükki. Mul on veel mingi siuke suur vorm ka, aga reaalselt ei mõistnud praegu, kuidas ma seda täitma peaks. Blondiini probleemid. Nendest siin tulid ülihead krõvedad ahjukartulid õhtul. Siis sõitsime brunchile ja õues oli ikka mega ilus. Ma pole üldse happy selle sula üle, mis nüüd käes on. Käisime ühes oma lemmikus, Farmani kohvikus, seal oli ka jõuluvaibiva ilusti kohal. Ja sõin siis pannkooge ja toormoosiga. Täna on juba olnud ülikiire päev ja läheb sama kiirelt edasi. Ma olen vahepeal tööle jõudnud. Kui ma vahepeal kodus käisin, siis ülikiirelt panin liha õhtuks marinaadi. Ja nüüd, kuna mul on mingi 20 minutit järgmise kliendina aega ja see on mu ainukene selline vaba hetk täna, siis ma teen kiiresti endale õhtuks näo pähe. Teen mingi väga lihtsa basic meigi. Siis mul tuleb veel 2 meigiklienti, siis kihutan koju, panen asjad õhtuks valmis ja siis tulevad juba sõbrad külla. Ja selles suhtes ma ei kurda, mul on väga hea meel, et mul on tööd, mul on väga hea meel, et õhtul tulevad sõbrad külla ja saame koos väikese sellise jõuludinneri teha ning aega veeta. Nii et kõik on hästi. Filmisin ka veidi enda meikimist. Mul meeldib end tööl tegelikult väga meikida, sest mul on siin korralik meigipeegel. Kodus ma toimetan hoopis teistsuguses keskkonnas meigiga ja siin on seda palju mugavam tegelikult mul teha. Ja loomulikult kasutasin ma ka Browsi puudripadjakest. Nii, ma sain ennast kuidagi nüüd valmis, sain töö tehtud, meik tuli päris nunnu, jõudsin isegi ripsmed lisada ja no see on täiesti tänu nendele uutele Lashbaby pikematele ripsmenutikutele. Nad on täiesti ülihead, mulle meeldib need nii klientidel kasutada kui endal kasutada, sest nad on nii kiired ja mugavad. Täiega soovitan. Ja nüüd koju minek ja siis juba jõulupidu sõpradega. Ja surprise, ma olen jälle tööl. Tere pühapäeva hommikut, kell on
10:30. Ma võtan üliharva pühapäeviti kliente vastu, aga seekord ma tulin vastu ühele kliendile, et teha ta oma pildistamiseks ilusaks. Nii et ma teen ühe meigi ja soengu ja siis on töönädalavahetus lõpuks läbi. See nädal on olnud üsna intensiivne, aga see on normaalne enne jõule. Ja peale jõule ma puhkan, pluss veel jõulude ajal on ju. Nii et sellest ei ole mitte midagi hullu. Täna õhtul lähen ma veel ühele sünnipäevale ja lausa 2 inimese sünnipäevale, kes saavad mõlemad siis 30. Nii et päev ei ole veel üldsegist läbi. Vaatan, mis ma veel vahepeal ette võtan. Natuke kindlasti tuleb enda sättimist, mida ma proovin ka veidi filmida teile. Aga praegu ma hakkan asju valmis panema kliendi jaoks ja teen tööd. Nii, mul on aeg ennast täna õhtuseks sünnipäevaks valmis panna. Panin silmade alla keelpadjakesed, sest et ma olen tegelikult täiega väsinud. Tahtsin enda silmalusid natukene turgutada, et nad ei näeks nii väsinud välja. Mul on plaanis teha selline võimalikult lihtne meik, panna ripsmed, lihtsalt enda juuksed korda teha, sirgendada ilmselt ja midagi selga otsida. Pean tunnistama, et pühapäevaseks peoks on ennast palju raskem sättida ja kuna täna sai nagu toimetatud ka veel, siis natuke on ikkagist väsimust tunda, aga pole hullu. Vahepeal käisime ka jõulukinke veits jahtimas ja natukene midagi saime ka, aga Ülemistes tõesti oli suhteliselt siuke mõnus hullumaja ja homme on mul plaanis ka veel jõulukinke shopata, aga ma arvan, et ma ikkagist lõpetan selle vlogi tänasega ära, nii et hakkame meikima nüüd lihtsalt ja proovime selle õhtu kuidagi lõbusalt vastu pidada. Kuna ma olen teinud viimaste päevade jooksul nii palju meike, siis natukene ma tunnen, et ma ei jaksa endale teha võib-olla nii ägedat meiki, kui ma poleks üldse teinud neid meike viimaste päevade jooksul. Aga ma tahan ikkagist hea välja näha või viisakas on vist õigem sõna. Täna midagi hullu tõesti endaga ei tee. Nii et sellepärast tuleb ikkagist natuke vaeva näha. Pluss mu nägu kaunistavad mingid punnid. Stress ilmselgelt annab tunda ja sellepärast ka tahaks need nagu ära katta, et need ei oleks mingid tänase õhtu staarid. Kasutasin silmameigi tegemiseks oma Anastasia Nouveau paletti, ühte sedelevat laavärvi ja tegin ka kerge lainerjoone siis ribaripsmete ettevalmistuseks. Tegin vahepeal seal mingid asjad ära. Ma filmisin kogemata ainult poolt oma nägu, aga ma lisan lihtsalt põsepuna, bronseri ja highlighteri, setting spray, teen silmameigi lõpuni ja olengi sisuliselt valmis. Nii, ma mõtlesin algselt, et ma kasutan tutikuid jälle, aga siis mul tuli meelde, et mul on üks uus paar Lash Veil ripsmikendusi, mida ma tahaksin proovida. Näed siis sellised välja, nad on sellised natuke teistmoodi. Peaksid olema sellised, mis rõhutavad seda välisnurka, ehk siis nad on kergelt nagu suunaga kuidagi väljapoole, nii et ma proovin need täna ära. Samas nad ei ole väga pikad, et nad peaksid ilusasti seda silmaäärt rõhutama. Nad on päris pikad, et ma pean siit päris palju seda välimist osa maha lõikama ja ma proovin nad paigutada niimoodi, et see väline nurk ei tule minu ripsmete vastu, vaid on natukene kõrgemal. See peaks edukalt mu väsinud silmade peitmisele kaasa aitama. Siis nagu ikka 20 sekundit lasen kuivada umbes ja silmale otsa nad lähevad. Wow, väga huvitav. Ja ma tunnen nagu ka seda silma praegu pilgutades, et nad käivad siit alt vastu, mis mulle väga ei meeldi. See kõik sõltub silmakujust. Kui su välisnurk ei ole nii madalal nagu minul, siis sul ei teki sellist probleemi. Pluss mul on väga kõrged pesesarnad. Need ilmselt ei ole minu lemmikstiil, mida ma proovinud olen, aga nüüd on nad juba peal ja siis nad tänaseks jäävad. Ma proovin seda silmaga natukene koolutada. Vähemalt on nad kinni. Ja huule ma mõtlesin, et ma teen täna roosaka. Ma kasutan ka Diori huuletinti siin. Ma tunnen, et need tugevad ripsmed tahavad seda, et alumised ripsmed ka täna natukene duši saaksid. Nii, aga täna filmimisest ma arvan aitab. Kui ma saan ennast valmis ja jõuan veel endast väikese klipi filmida, kuidas ma lõpuks välja näen, siis äkki ma teen seda, aga ma 100% ei luba teile veel midagi. Praegu ma pean jooksma. Nii, ma ilmselgelt kodus ennast filmida ei jõudnud, milline ma välja nägin, aga ma panin ühe rohelise satin kleidi ja musta oversized blazeri selga.
ning me oleme hiljaks jäänud ilmselgelt juba. Mu elukaaslane läks praegu lilli ostma ja mina ootan teda autos. Ma arvan, et ma lõpetan vlogi siinkohal ära, sellepärast, et ilmselt ma arvan, seal sünnipäeval inimesed ei taha, et ma seda väga filmin. See on täiesti mõistetav, kõik ei taha ennast YouTube'i avarustes näidata. Aga kui sa pidasid siiamaani vastu, siis suur aitäh sulle, et sa vaatasid seda videot ja näeme juba minu järgmises videos. Tšau!